keegi on sittunud sinna. Miks ma olen mäe otsas, ma ei tea. Aga täna me räägime ühest pisikesest Sony hübriidkaamerast, stereo lavalier mikrofonist ja saatjate süsteemist, mis neid vahendab. Tänane episood ei ole viimistletud, sest ma ei kavatse selle kaamera pildiga järeltöötluses absoluutselt mitte midagi teha. Nii nagu sealt kaamerast otse toorelt tuleb, seda sina ka näed. See ongi kogu eesmärk, näidata, mida see kaamera suudab teha automaatrežiimis. Kui midagi on pahasti, süüdista Sony, mitte mind. Ja täna me oleme õues, sest et ma tahtsin lihtsalt tüdrukuga õues jalutada. Kaameraga ei ole siin absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Aga sellise ilmaga toas istumine peaks olema kriminaalkuritegu. Kere on plastikust. Ma isiklikult eelistan rauda, aga kerge on ta küll, umbes 300 grammi koos akuga. Küljel on väike HDMI, vana USB ja mikrofoni sisend. Puudu on kõrvaklapi väljund. Kahjuks pead mõõdikut usaldama. Saatjate süsteem on Sonyl väga kihvt. Nimelt suudab viimane saata digitaalselt helikaamerasse. Kahjuks selle kaameraga see lahendus ei tööta ja tänu sellele oleme sunnitud endiselt kasutama vanakooli kaablit. Imelik on ka see, et info leidmine, millised kaamerad on konkreetselt selle saatja jaoks toetatud ja millised mitte, on täielik peavalu. Kas asi on minu guugeldamisoskuses, aga mina seda infot 3 klikiga ei leidnud. Sony, palun tee korda. Ja see, mis sa kuuled, on mingi imelik müra, mis selles süsteemis sisse tuleb, ma ei tea. Aga see stereo mikrofon iseenesest, see on väga kihvt ja mulle ta väga-väga meeldib. No, nüüd oleme küll jõudnud väga hullu kohta. Aga kui sa oled 3 kaamera vahel, A6400, ZVE10 ja ZV1, milline võtta? Mina võtaksin ZVE10. Väga lihtne. See on kitina saadaval umbes 850 euro eest täiesti tutikast peast ja klaas seal ees on 1650. Ta on natuke pime, aga ta on üpris kompaktne siiski. Või siis, kui sulle sobib ka näiteks kasutatud, siis mina vaataksin Moluraamatu turgu. Seal on meeletult hea valik igasuguseid erinevaid asju ja kaamera ei pea alati kõige uuem olema, eriti kui sa alustad. Vaata natuke midagi odavamat ja lihtsamat, võib-olla sulle ei hakkagi see maailm meeldima. Muidu oled jälle 1000 kulutanud ja ei viigi sind mitte kuhugi see. See on varisemisohtlik. Aga kui sul on vaja tutikat kaamerat, sul on eelarve umbes 750 eurot, siis ma soovitan, võta see sama. Siin on kõik komplektis, objektiive midagi lisaks pole vaja, ta on väga-väga kompaktne ja see mõnikümmend eurot kuluta selle peale, et osta endale enam-vähem mälukaart ja näiteks see sama stereo mikrofon, mis läheb otse sinna külge. Keegi on sittunud sinna. See kombo on suurepärane, kui sul on sisekasutuseks lihtsaid videoid vaja ja telefon kipub kogu aeg helisema ja plärisema. Või kui tahad vlogimise karjääriga alustada, see võib-olla ei ole kõige parem kaamera selle jaoks, sest ta näeb natuke liiga kitsalt ja ta näeb veel kitsamalt, kui sa aktiivse stabilisaatori sisse lükkad. Kuidas sulle praegu heli tundub? Kasutame seda sisemist mikrofoni ja peal on surnud kiisu. Kuidas tundub? Jäta kommentaar alla. Kui sellest saatjate süsteemist natuke rääkida, nii saatjal kui vastuvõtjal mõlemal on küll mikrofonid sees. Lisaks sellel, mis on minu taskus, on lavaleeri jaoks pistik, mis on väga tore. Aga kui sa nad kätte võtad, nad on üpris odavalt tehtud. Nii nupud kui ka see kergus ei tekita sükest kvaliteetset tunnet, näiteks nagu Rode omadel on. Lisaks võiks see karp osata salvestada. Mina võib-olla neid saatjaid ja vastuvõtjaid endale ei ostaks. Tuulna. Nüüd me istume ootame. Nii, väga hea.